Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ja ongi see 4. hooaeg jõudmas lõpusirgele ja meil on täna nüüd jälle viimane podcast, 32. Just, sellepärast, et suvi on tulekul ja me mõtlesime, et me natukene ka puhkame ise ja kasutame kõiki neid imeasju, mida meile on toodud. Piret, ma ei saa ja palun vaata nüüd siis. Ja ma saan aru, et nii cappuccini. Ja need on imelised sellised kapslid, ma saan aru, me ei ole veel kumbki proovinud, aga kindlasti me proovime. 10 ööd teeb kohe automaatselt nooremaks, 10 aastat nooremaks, et need on väga intensiivsed, et on küll kirjutatud, et kas nad on 60+, aga võib ka 40-selt alustada. Ja ma pean siia juurde ühe loo rääkima, kuna on iga asja kohta oma lugu. Et ma vaatasin ja Armas Reet, kes meile siis minu ihumeikar tõi need tooted, siis ta väga elevil oli muidugi, ta juba seal meigilaua ääres rääkis mulle nendest toodet. Ma arvan, et ta oli kindlasti salaja proovinud. Tema on neid proovinud, ta on vaimustuses, ta tõesti särab ise ka ja ta ütles mulle, et Anu, proovi, et need on 60+, ja et isegi kui sa oled noorem, et sa oled 40+, et siis ikka proovi, et see on nagu ennetav ja tal on tegelikult täiesti õigus, sest ma mäletan, mul tuleb üks hetk elust meelde, kus ma elasin Rootsis, Stockholmis ja Elisabeth Arden oli millegipärast, valele firmale reklaami, et oli minu suur lemmik ja ma kasutasin nende tooteid, me kõik teame 8 Hour Cream ja kõik need klassikad. Mulle väga meeldib huulenisute. Just, ja siis nendel oli see tavaasi ja siis järsku tuli nendel välja Millennium kollektsioon, mis oli siis mõeldud 40+ naistele. Aga mina olin siis 20+ ja ma mäletan, et ma ostsin terve selle kollektsiooni või öeldakse kreemide kohta kollektsioon, sarja. Ostsin ära ja kasutasin neid, sest ma mõtlesin täpselt seda, mida Reedu täna rääkisin, et enneta. Ma mõtlesin, et okei, kui ma olen 20+, aga ma ostan 40+ tooteid, see tähendab, et ma juba olen vara ja vaadake mind täna. Ehk siis ma olin oma ajast ees juba siis ja kasutasin tegelikult vanematele mõeldud 20 aastat vanematele tooteid. Et mul lihtsalt selle looga tuli meelde. See toimib, sellepärast, et mina mõtlen küll nii, et kui öeldakse, et ma tean ühte sõbrannat, jälle pean rääkima, et tema oli siis hull selline, kes siis ostis hirmkalleid kreeme, ma ei hakka nüüd reklaami tegema, mis firma omasid. Seal olid natuke kaavirit oli ka sees. Pullispermat ja tähetolmu. See oli näole mõeldud kaelale, dekolteele, seal oli eraldi silmaalustele loomulikult. Ja siis tema otsustas, et mis mõttes, et kui see kallis kreem, et näole, aga jumal küll, mul on raha, mul on vara, ma võin seda määrida ennast varba otstest kuni juuksekarvadeni ja ta kasutas neid kreeme, mis olid mõeldud näole, kasutas siis kehakreemidena ka. Tal tõesti ei olnud vahe, ta oli samamoodi miljonäriga abielus ja ta võis neid kreeme ükskõik kuhu auku ka endale määrida ja ta oli väga happy. Aga tead, mis mina oma peakeses mõtlen, et vahet pole, kas need asjad siin, kuidas pidi nad toimivad. See on see hetk või see on see tunne, mida sa ise usud.
ehk siis, kui mina ka hõõrusin neid 40+ asja, vabandage väga, ma panin ka neid ihule, sest ma mõtlesin, et noh, mis siis, et kui ma näkku panen, et mis mõttes minu käpakesed või vananevad kiiremini kui nägu. Et miks nemad kehvemad on, et miks ma privilegeerin nägu, kui tegelikult peaksid ka minu varbakesed, no mis vahe on kätel, ma kasutasin ka seda kätekreemi nagu suures ja varvastel vahet, et nad kõik tahavad seda head asja, et ma ei saa teha, et no siit maalt lõpeb nagu ära siis selle kalli kreemi kasutamine ja siia paneme siis odavamat kehaõli või kehakreemi. Et ma ikka samamoodi, sama hull olin üle terve kere. No ja tulemus on näha, ma saan aru, mitte keegi ei usu, et sa oled nagu selles vanuses, kus sa oled, ma olen korduvalt šokeerinud inimesi teadmisega, et sa oled natukene vanem kui 40+. Et ma sain aru, et sa nagu jäid sinna kinni. Et no ma tahtsingi öelda, et see on sellest peast kinni või sellest mõtlemisest kinni, et ma lasen nagu olla endal täpselt nii vana, kui ma tahan. Ja teine asi, mis mind on võib-olla suunanud sellele teele, on alati see, et kui ma olen vahel oma emale tegin märkuseid, et noh, et panigi natuke mutilikuma kleidi selga või me varasematest podcastides rääkisime, et lõikas oma juuksed võib-olla natukene vanamoodsalt või siis ma ütlesin, et noh, et et värskendame, teeme midagi muud. Siis iga kord tuli see vastus, et mis nüüd mina vaata mu vanust. Ja ma olin sellest nii šokeeritud, ma mõtlesin, et oot, mis asi see nüüd siis on? Vaata, kui vana ma juba olen. Kuidas sa saad iseendale öelda, vaata, kui vana ma olen? Et ma peaks just ütlema, et ollala, issand jumal, ma olen forever young, ma teen seda, mis ma tahan, et ma mitte kunagi ei ütle iseenda kohta, et ma ei tohi seda teha sellepärast, et vaata passi. Nüüd vastupidi. See ei ole kunagi passi. Ma ei ole passi vaadanud, ma isegi vahepeal unustasin kusjuures ära, kui vanaks ma saan. Ja siis selgus, et ma sain tegelikult aasta vähem vanemaks, kui ma tegelikult olin ja ma olin seda väärib tähistamist. 1 aasta nagu maast leidnud. Ja, et see vääris nagu tähistamist. Ja nii ongi, et ärge jääge kinni, et siin oli üks hästi huvitav küsimus, võib-olla ma loen selle ka ette, me oleme nii kohutavalt vähe inimeste küsimustele. Aga loe, minu arvates. Aga siin oli üks selline küsimus oli ka, et Anu, et mis mõttes, et noh, tahaks elada ka sellist elu umbes nagu sina, aga ma pean ikkagi natukene arvestama sellega, mida teised räägivad, mida see kogukond, kus ma liigun, mida nemad minu kohta ütlevad, kuidas et see ei tule kõne allagi, et Anu, kuidas sa suudad, ma ei tea, kas sa leiad selle kirja veel üles, et Anu, kuidas sa suudad olla sellest nagu üle, mida teised sinust arvavad. No ma praegu utreerin, eks ole, seda küsimust. Ja ma tahakski siin kohal öelda, aga sa ei tohigi kunagi isegi jõuda selle mõtteni, et sa küsiksid iseendalt, et mida teised mõtlevad, mida mu naaber ütleb või mida mu perekond arvab või mida mu sõbrannad, et nad vaatavad kuidagi viltu mu peale, et ma olen teistsugune. Et ma viimasel ajal alles olen jõudnud selle tõdemuseni, et ma isegi ei arvesta sellega, et ma mõtlen, et mida teised minust mõtlevad, sest ma olen siiamaani mõelnud, et teised, et kui mind ei ole kohal, siis minust ei räägita. Ja see jõudis mulle alles hiljuti, kui suures kohale, kui üks inimene, teine inimene, 3. inimene on rääkinud mulle, et Anu, et me olime seal seltskonnas, ja siis järsku mingi pool tundi räägiti sinust mingil teemal. Ma ütlesin, et okei, ja kas ma tunnen neid inimesi või millega see nagu seotud on, ma ei saanud nagu hästi aru. Ei, lihtsalt oli mingi tore õhtusöök ja siis võeti sind hammaste vahele ja hakati sinust rääkima. Ja ma ikka ei saanud aru, ma küsisin, et kas seal oli minu tuttavaid või oli mingi teema konkreetne üleval, et ma kuskil on mingi artikkel võib-olla ilmunud. Ei, lihtsalt võeti sind hambu ja hakati rääkima. Ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et mina oleksin kuskil seltskonnas ja hakkaksin rääkima inimesest, keda, ta võib-olla on avaliku elu tegelane, jah, ma seal briefly räägin tast, aga et ma laskuksin nagu kuidagi sellesse pool tundi personaalküsimusse. Küsimusse. Et mul on nii palju põnevaid muid asju rääkida, et mis mõttes, et ma ei tunne, eriti kui ma ei tunne isiklikult veel inimest.
siis kuidas ma saan laskuda, noh, mõni vahel hakkab rääkima seal oma, ma ei tea, sõbrannast või naabrimutist või mis iganes ja ma ei taha sellest rääkida, ma ei viitsi, ma ei tea neid inimesi, ma ei tunne neid isiklikult, personaalselt, et miks ma peaks nendest rääkima ja see oli minu jaoks natuke šokeeriv. Et keegi võtab ja arutab sind. Ja siis ma olen sellist lauset ka kuulnud, et võib-olla mingi kolleeg või tuttav või isegi hea sõber või siis hiljuti tuttavaks saanud mõne inimesega tuleb järsku räägib mulle, issand jumala Anu, sa oled jumala chill, aga tead, kui palju ma olen pidanud kaitsma sind mingis seltskonnas ja sinu poolt rääkima. Ma ütlesin, et mis mõttes, miks? Kas sa vajad advokaati? Ja mida sa, miks? Ei, no sa oled nii tore inimene, nii vahva ja nad üldse ei tea sind ja siis nad räägivad järsku sinust mingit lambi juttu. Ja ma ütlen, et aga miks teema teil üldse, et kas teil oli nii igav õhtu või kas oli nii masendav sünnipäeva pidu, mis teil oli või et miks te võtate minu personaalküsimuse üles ja hakkate mind järsku rappima seal ja siis sina vaesekene, kes sa tunned nüüd mind isiklikult võib-olla 3 kuud on ja võib-olla pool aastat, võib-olla aasta, pead hakkama järsku mind kaitsma, et kuidas sa viitsid, mis see point on nagu ja ma ei ole siiamaani sellest aru saanud, sest mind ma olen sõnatu. Mulle peab tunnistama, mulle meeldib küll inimeste üle arutada, et miks keegi midagi teeb, miks ta nii tegi. Aga too näiteid. Ma isegi täpselt ei kujuta ette, et peab tunnistama, et aeg-ajalt see informatsioon ei püsi minu sees paigal ja ma olen inimestele neid ennast aga rääkinud, et kuule, kas sa tead seda, et nii huvitav on lihtsalt, et sa ei suuda seda nagu 2 silma vahele jätta, sest ma mäletan, et isegi vist näiteks kodus me vaatasime jube palju neid reedeõhtusi teatrietendused, me kogu aeg nagu rääkisime, miks keegi teeb seda, mis ta teeb, et vanemad arutasid mingite töökaaslaste üle, et väga palju räägiti inimestest ja inimsuhetest, aga ma arvan, et see, mis sinu puhul inimesi käivitab, on pigem nagu kadedus või nad ei saa aru, kuidas saab olla nagu väljapool reegleid. Miks sa ei vanane, miks sa ei mutistu, miks sa ei tee seda, miks sa ei tee teist, miks sa ei tee kolmandat. Ja miks ma räägin seda, mida ma tahan? Jah. Et see ka enne kuulmata. Et meie ju kõik nagu oleme väiksed hallid hiirekesed, oleme normaalsed, jah, me oleme väiksed, kandilised, lihtsad ja kuidas nüüd keegi julgeb, eks ole, panna briljandid kaela ja siis nagu särada. Jah, aga siin oli hästi tore, ma ei saa selle naise nime nimetada, sest järsku see tuleb ilmsiks muidu, et kui palju selle nimelisi naisi ikka on. Aga paneme talle nimeks näiteks Emma, et olen hetkel 34-aastane, 2 väikese imelise tütrekese ema ja 10 aastat tagasi olin ma naisena hoopis keegi teine, kes ma olen täna ja see on minu jaoks kohati nii kurvastav. Loomulikult olen ma tänulik, et mul on lapsed ja kõik see sinna juurde, aga ma justkui pidevalt leinan seda muretut säravat ennast, kes on täna kadunud emmeks olemise maailma. Ma justkui ei suuda leida ennast uuesti naisena. Et okei, ma mõtlen 34, 37-aastaselt mina alles sünnitasin kusjuures. Mina sünnitasin 36-aastaselt. Et elu oli nagu enne seda mul möllu täis ja ma mõtlen, mult on muuseas ka küsitud seda, et miks ma alles 37-selt sünnitasin, et siin teised naised, kes siin on 20-ndates sünnitanud, on öelnud, et noorena on palju toredam sünnitada. Nad ei ole kunagi vanena alustanud, nad ei saa võrrelda seda. Et siis oli nagu, ma ei tea, siis nad olid nagu võib-olla chillimad, nad ütlevad, et nad ei olnud sellised kanaemad, et mina võin küll käe südamele panna, et kui ma 37-selt sünnitasin ja ma olin murelikum rohkem lapse pärast ja seal põdesin mingeid asju ja siis need nooremad naised ütlevad, meil oli nii chill, et laps kasvas nagu põhimõtteliselt ise ja mina siis tegin pulli ja näed, nüüd mul on suur laps ja siis aga mul tuleb üks seik oma lapsepõlvest meelde, sest minu ema sünnitas mind suht noorena ja siis oligi kombeks sünnitada 20-ndates. Ja mina mõtlen, et see oli traumeeriv ja ma olen hiljem ka mõelnud laste peale, kelle vanemad on hästi noored, seal 20-ndates alguses võib-olla ja siis nad on lapse saanud. Et ma olin, mu ema tahtis ka elada noore inimese elu ju tegelikult, siis kui mina olin väike.
ja me käisime igal pool, me käisime hästi palju matkadel ja reisimas, nii palju kui Nõukogude Liidus sai seda teha üldse, eks ole, välismaal ei saanud toona. Siis ma mäletan, et kui olid sellised väljasõidud, kus olid telgid kaasas, matkad, kõik sellised põnevad asjad, siis ma olin kogu aeg oma ema pärast murelik. Et ma nägin, et ta tahab pidutseda, ta tahab nagu ka seal noore inimese elu elada ja siis... Sa mõtlesid, et sa jääd tast ilma või? Ei, seda ma ei kartnud, ma olin murelik, ma mõtlesin, et issand jumal, mul tuleb mingi seik meelde, et me olime mingi pidu oli ka kuskil Pärnu lähistel vist ja seal oli telkimisega kogu see värk ja mingi lahedad kontserdid ja mingi selline tantsuõhtu oli ja kõik, aga kohutav paduvihm oli ja kõik me telgid ligunesid läbi ja siis mu ema oli seal, meil olid vahetusriided, need olid kõik läbi ligunenud ja siis ta oli seal märgades sokkides ja siis ta hakkas köhima. Mõtlen, ma lapsena muretsesin selle pärast, et mu ema jääb haigeks, et tal on halb olla ja siis ma käisin, otsisin talle kuskilt kuivi sokke, ehk siis ma olin väikse lapsena või väikse tüdrukuna pandud vanema rolli, sest ma nägin, et tal oli ebameeldiv, tal oli halb, ma nägin, et tal olid külmavärinad, ta juba võbises ja värises seal ja mina väikse tüdrukuna siis nagu justkui üritasin ema aidata, aga see ei ole okei. Et kui mul on 37 ja mul on väike laps, siis selliseid asju ei juhtu, ma olen täiskasvanud inimene, ma suudan enda eest hoolitseda, ma suudan oma lapse eest hoolitseda, ma vaatan, et meil, ma toon nagu piltliku näite lihtsalt, et meil oleks peavari, eks ole, soe koht, kus olla. Ja sokid oleks kuivad. Ja sokid oleksid kuivad, et mul nagu sellised välgatused löövad ja siis ma mäletan ka, et mu ema oli, et ta oli, ta töötas on ju, aga ta ei teeninud vist toona veel päris hästi või normaalselt raha ja siis isa, eks ole, oli läinud ja ma mäletan, et ema kutsuti ka kaasa kuskile, tal olid seal mingid sõbrannad, kellel olid siis elukaaslased või abikaasad, kellel oli Moskvitš, kellel oli Lada, nii öelda varakad inimesed on ju. Aga võtsid meid ka kampa ja kutsusid kaasa ja siis tegime seal mingid peatuseid ja kohvikus või seal bensiinijaamas, seal osteti kuskilt saiakesi ja limonaadi ja ma teadsin, et mu emal oli rahakotis võib-olla 1 rubla. Ja ma teadsin, et me ei saa seda limonaadi saiast rääkimata osta. Ma teadsin, et tal ei ole raha. Ja kõik teised seal chillivad toidud kaasas. Ja ma muretsesin selle pärast. Ja ma veel ütlesin emale, me vist ei saa minna, sest meil on rahakotis 1 või 2 rubla ainult, et sul palgapäev on umbes alles üle homme. Ja mina väikse tüdrukuna muretsesin ja minu meelest see ei ole okei. Et mina võib-olla tahaks sellise sõnumi saata edasi, et te siin küll propageerite, et sünnitage hästi varakult ja muidugi tänapäeval on olud võib-olla teised, aga on ka vaesemaid perekondi, on ka lihtsamaid olukordi, et meie siin eputame oma šampanja briljantide ja šampanja kookidega, aga sellises lihtsamas perekonnas võib-olla ei ole nii ja kui need noored tüdrukud sünnitavad ja nad ei saa hästi hakkama, nad peavad toetama võib-olla oma vanematele või vanavanematele, nad ei saa hakkama ja siis nendel on väikesed lapsed kodus või 1 väike laps või 2 või 3, siis uskuge mind, rohkem kui see ema, see noor ema ei muretse, temal on tõesti käpad püsti, elu on tema tahab diskole põrutada. Ja. Siis see väike laps seal, isegi ta on 5-aastane, 6-aastane, 7-aastane, isegi, ma ei hakka edasi nimetama, ta väga muretseb selle ema pärast, ta on võtnud vanema rolli ja tal ei ole lihtne, sest ta mõtleb, et mina mõtlesin ka, kui mu ema läks õhtul peole, muidugi tema vanused tüdrukud jällegi 20-ndatest, muidugi nad peavad peol käima, nendel olid ju pidutsemised pidutsemata. Mina muretsesin, olin väga hilis õhtuni üleval ja ootasin ema koju, et ta jumala pärast, ma teadsin, et ta tuleb sealt kuskilt mööda Põhjapuiest, et on ju kuskilt sellepärast olidki seal trammipeatuses. See oli veel eraldi lugu, see oli tööl tulemise lugu, sest et ta käis veel 2 koha peal tööl päeval ja hilisöösel, et teenida raha rohkem, et võib-olla saada ilusama kleidi osta. Ma mäletan, tal olid hirmus lahedad sellised, tolla olid moes sukksaapad lahedad, kui ta läks õhtul välja, reede õhtul tõmbas need jalga, see oli ilgelt äge. Ema oli väga ilus, aga ma jälle muretsesin,
et kuidas ta seal öösel võib midagi juhtuda. ja et ta nägi nii äge välja ja ma nägin küll nende meeste pilke kõrvalt, et kui me vahel käisime kohvikus või kuskil ja mehed nagu limpsiva näoga vaatasid teda ja mina väikse tüdrukuna, ma olin mures, ehk siis mul kerib nagu tagasi, mu ema oli noor, ta oli ilus, aga mina lapsena olin tema pärast mures. Ehk siis ärge propageerige nii väga seda asja, sest noor inimene, kes on väikese lapse vanem, no see võib teile tunduda jumala äge ja kindlasti on väga kihvte noori perekondi, kes on väga, kuidas ma ütlen nüüd siis, kuulekad. Kes saavad kogu selle asjaga hakkama. Ja kes ei käigi enam pidudel, lõpetavad ära, elavad väga toredat ja väga ontlikku perekonnaelu, küpsetavad koogikesi kodus, pühapäeviti pannkooke ja elavad sellist ontlikku elu ja peole üldse ei taha minna ja reisile sõpradega ja võib-olla shoppama ja tšilliprilli tegema, et nemad on kõik korralikult kodus. Aga sina ei ole selline ema olnud, ma arvan, kes tõmbab mina omale... olin, kui ma sain vanemaks, kui sa oled 37 ja sealt edasi, kuule, sul on mõistus nii kodus, kui vähegi olla saab, ma pidutsesin siis ka veel kõvasti, aga mul oli mõistus ja arukus oli mul väga kodus. No ma ei usu, et väga hästi, mida ma tegin. Et sa kell 10 koju tulid. Ei, ma tulin, ma võisin 2 päeva pärast ka tulla, aga ma olin kõik asjad väga konkreetselt paika pannud. Ma teadsin, kes mu lapse järgi vaatab, ma olin talle organiseerinud kas siis mõne reisi kuhugi, ta oli seal, ta oli sõprade juures, ta oli minu ema juures, mida mulle toona väga ette heideti. Mul oli väga tore lapsehoidja, kes hoidis silma peal. Ma tegin kõiki neid asju, aga ma olin väga-väga kodus. Ehk siis selles mõttes mõistusega kodus, et ma teadsin väga hästi, kus keegi on, mida teeb. Ma olin tohutult hea logistik kõiki asju paika panema. Ehk siis vaata, siin on natuke, nagu see asi on natukene mitmetahulisem. Aga sa ei kartnud ennast nagu, tegelikult see noor ema, kes kirjutas selle 2 väikse lapse kõrvalt, et tema rääkis ju sellest, et ta on kaotanud iseennast naisena, et ta on nagu emmestunud. Et see on täiesti nagu veider asi, et kui ma olen ka puutunud kokku paljude säravate naistega, siis mingil hetkel tõmbavad nad kujundlikult omale dressi selga ja siis hakkavad ajama mingit juttu mingitest ökopüreedest ja mingitest muudest asjadest ja nendega on nagu võimatu mingitel lastevälistel teemadel suhelda, et nad on nagu täiesti nagu minetanud nagu huvi muu maailma vastu. See on kummaline, aga see on mingi ajus käib mingisugune keemiline laks, ma arvan siis. Aga kuula seda kirja edasi, et kuidas ta esitab mulle küsimuse siis, kuidas oli sinul selle perioodiga elus, mis puudutas emaks saamist ja olemist? Nii, väga hea, siin ma osaliselt vastasin, eks ole. Nii, kas selline asi nagu süümepiin, et kuskil väljas käisid ja endale meeldivaid asju valisid ning seetõttu lapse ehk hoida andsid, on sinu jaoks tuttav või suutsid kuidagi elutervelt sellesse suhtuda? Ta küsib ja vastab ise, jah, ma suutsin tegelikult elutervelt sellesse suhtuda. Ehk siis ma ei tundnud süümekaid ja ma mäletan, toona mind süüdistati väga 25 aastat tagasi, kui ma lapse sain, et ma jätsin selle oma ema hoolde ja lapsehoidja hoolde ja toetasin oma abikaasat näiteks, sellepärast, et tal oli näituse avamine ja Stockholmis ja mul oli laps nädalane vist ja paaripäevane võib-olla, ei olnud paaripäevane, paarinädalane ja ma läksin, et ma pidin valima ja ma teadsin, kui oluline on see minu abikaasale, et ma oleksin koos temaga seal ja ma tegin selle valiku ja ma suutsin täiesti, ajud ju terved ju, ma suutsin mõelda nii, mul on ema, mul oli lapsehoidja ja nad saavad suurepäraselt need 2-3 päeva hakkama selle lapsega, et mitte midagi tegelikult ei juhtu. Et sa saad selle asja ära organiseerida, et sa ei saa jätta oma elu elamata. Ma mäletan, korra ma purskasin nutma, et näed, siit läheb see jutt edasi, siis ma vastan ise ka sellele, mis ma siis edasi tegin. Küllap oleneb siin palju ka sellest, milline on kaaslane, just nimelt, kes on parasjagu kõrval, sest minu tore ja töökas mees, mul oli ka väga tore ja töökas mees, see on nagu minu elust, on ka üsna kontrolliv ning kui sooviksin natukenegi enda jaoks rohkem aega laste kõrvalt või tahakski
minna naistega välja, et naerda ja lõbutseda, siis koputab ta sellele samale südametunnistusele, ehk siis mees koputab südametunnistusele. Sa oled nüüd ema, sa ei tohi. Mis ema sa siis oled? No halloo, ehk siis põnev, kui jagaksid sellisel teemal oma mõtteid ja kogemusi, mis puudutab emadust ja emaks olemist ning oma elu jagamist erinevate rollide vahel. Vot, see ongi, et sa pead oskama jagada, sa pead saama aru, et sa ei saa, see paat ei saa kalduda nagu kreeni ühele poole ega teisele poole, vaid sa pead leidma selle kuldse kesktee, ehk siis ma tegin valikuid. No mu mees oli ka kontrolliv, ega talle väga ei meeldinud see, kui ma Ta ei huvitanud ju see, et sa lapsega tegeled ka eriti. Ja ta ütleski, et see laps on minu projekt. Ja just, et see laps on sinu asi. Ta oli vana. Tal oli juba lapsi. Tal oli 4 last, 5 last tegelikult, poeg oli tal surnud. Et see, ta ütles ka seda mulle alguses, kui me koos elasime Ameerikas, ütles, et Anu, et laps ei ole minu projekt. Et kui sa tahad seda, siis tee. Aga see on sinu asi. Ja see on sinu asi, ma ei taha enam pamperseid vahetada ja see on jumala aus, kui inimene ütleb sulle seda otse, mitte ei keeruta. Ta ütles, ma Anu armastan sind, ma tahan sinuga väga koos olla, aga ma ei taha seda laste rallit jälle otsast peale alustada nagu. Sest tal oli 3 tüdrukut, olid sündinud hästi väikeste vahedega. Ehk siis ta ei olnud mitte midagi muud näinudki, kui ainult seda pudelit ja pampersid. Ma sain tast väga hästi aru, aga mina olin ju 22 aastat noorem. Mina ju ei saanud hakata mõtlema ainult oma mehe peale ja mõtlema, et okei, et mina pean nüüd, kui ma tahan selle toreda mehega, ma väga armastasin teda, koos olla, siis ma pean lapse saamise soovist loobuma. Ja siis ajud olid mul korras, ma mõtlesin jällegi, aga ma ei loobugi, mina teen lapse, sina elad seda elu nagu sina tahad, sa ei pea pamperseid vahetama, sa ei pea lutipudeliga ringi jooksma, öösel tema valutavate hammaste pärast üleval istuma, sina saad oma karjääri teha, et see on otsus. See on otsus, sinu enda otsus, sina teed neid valikuid ja alati saab, ega mu mehele ka ei meeldinud, aga minu meelest, kui sa hästi ausalt, mulle ka ei meeldinud, et ta ütles mulle, et ma ei taha rohkem lapsi, on ju. Aga kuna ta ütles seda mulle nii ausalt ja otse, siis mina sain talle ausalt ja otse vastu öelda, aga mina tahan. Enamik naisi ei julge seda, ma arvan. Aga võt selles ongi asi. Nad ei julge ka seda öelda, et jaa, ma tahan minna tüdrukutega välja, ma tahan minna meiki, ma tahan teha seda teist või kolmandat, et kui see mees on nagu mingil määral vulli tundub mulle. Jaa, et aga seda saab ilusti öelda, et seda ei pea niimoodi ütlema, et sa nagu lähed ja ütled nii on kohvrid uksed. Ei, sa ütled, et kallis, nunnu, armas, minu tiidukene või minu matikene, et nüüd on asjalood niimoodi, ma pean vahepeal juhtme seinast välja saama. Et kui ma ei saa seda, kui ma ei saa oma sõbrannadega vahepeal lobisemas käia ja paar klaasikest teha, siis ma lähen lihtsalt hulluks ja ma olen väga vastik naine ja ma muutun lisaks sellega väga koledaks, sest ma ei viitsi ennast enam kreemitada, õlitada ja mitte midagi teha. Istungi siin lastega kodus, sööngi kooki. Väike piimarida õla peal. Ma ei taha ja kas sina, kallis, tahad sellist naist, sul on ju häbi sellist naist isegi oma sõpradele näidata, et ja siis, mis meil siis juhtub, võetakse noorem ja ilusam ja niimoodi see ketas läheb ringi. Ja siis tuleb telefoni naise nime kohta laste ema. Jah, just. Et võtke ennast kokku, sest kõiki asju saab öelda teisele paarilisele, sest kunagi te olete ju kokku saanud ja rääkinud ju lindude keeles teineteisega. Liblikad lendasid. Ja liblikad olid igal pool kõhus ja selja taga ja pea peal ja te ju rääkisite teineteisega. Ma arvan, et selle saab tagasi tuua. See ongi nagu täpselt see, et mida naine ise enda jaoks prioriteediks seab. Et sageli ongi see, et mehed umbes kolitakse kuhugi diivani peale magama, kui lapsed sünnivad või siis veel hullem, need lapsed on kõrge eani nagu abielluvoodis.
ja siis tekibki nagu küsimus, et mis selle naise olemus siis on, sest tänapäeval suhtutakse sageli lastesse kui mingitesse tohututesse luksuskaupadesse, kes orjastavad täielikult oma ümbruskonna, et tundub, et neil on vaja mingeid tohutuid reegleid, mingeid ökoriideid, ökotoite, et see on nagu mingisugune täiesti uus tõug inimesi. Ja mul tuleb praegu meelde, kus sa siin rääkisid just, et ma tegin hiljuti Anna-Greta ja Margus Tsahknaga intervjuu. Neil on 4 last. 2 last sündisid siis, kui nad olid hästi noored, ka 20-ndates. Siis läks tükk maad vahet ja siis nüüd on 2 suht väikest noort last. Seal vist olid 7, 8 või 5. Ei 5 isegi vist või 7. Ma ei tea, sorry, kui ma praegu puusse panen. Ja siis ja seda oli nii huvitav vaadata ja Anna-Grete teeb karjääri ja on kogu aeg teinud ja ei ole pooleli jätnud. Ja ma lihtsalt esimese poole intervjuust ainult ohin ja vahin talle otsa ja ütlen, kuidas sa suutsid, see ei ole normaalne. Ma 1 lapsegagi olin omadega hädas. 2 tükki, 2 pisikest, sa teed oma karjääri. Ja siis on sul see mees, kes tahab oma sabasulgi saputada, tahab olla seal kuulus poliitik. See ei ole võimalik ju. Ja siis ta ütles, et ta panigi prioriteedid paika, et tema jätkab oma asjade tegemist, nagu tema tahab. Ja kas sa teadsid, et tema tegi selle isapuhkuse ettepaneku või? Ja see läks hiljem Riigikogus läbi. Ei, mina ei teadnud. Mina ka ei teadnud. Ma tegin kodutööd, researchi natukene, siis vaatan, issand, perekond Tsahknad on tegelikult selle aluse panijad. Ehk siis naine ütles, kuule, mis mõttes lapsepuhkus, mina olen lapsepuhkusel. Aga miks isa ei või olla lapsepuhkusel? Ja siis tehti mingi totakas seadus on nüüd tehtud ja minu meelest isapuhkusel guugeldage ise pikk. Et osa tuleb välja võtta mehel. Ja see on nii imetilluka aeg tegelikult, et see on ka nagu väär, aga ma ütlesin, halleluuja, hea, et sedagi. Ja ta pani ja Margus istus lastega kodus. Ta lõpetas ju mingi hetk oma poliitilise karjääri vahepeal ära ja oligi tittedega kodus ja Mutt pani tööd, tegi ilmselt tõi ka rohkem raha pisut lauale sel hetkel. Ma mõtlesin lihtsalt fantastiline ja ma arvan, et nendel on ka vahepeal üle käändude ja kivide ja need asjad seal läinud. Seda on see nagu loed sealt nagu välja, aga kuna seal vahel on ikkagi nii suur teineteise austus ja kuidagi nende reeglite paika panemine, see oli lihtsalt hämmastav, et ma olin natukene... Sind ikka veel feminism üllatab, et naistel on mingi emantsipatsioon ja enesemääratlusõigus. Sa said selle mehe ümber endal sõrme keerutada, sellepärast, et 2 väikest last enne, eks ole, siis oli pikk paus ja nüüd uuesti 2 väikest last, sest mina tean, et nendel ja minu meelest nad seal ridade vahel tunnistasid selle üles ka mulle, see oli vist enne intervjuusse see ei jõudnudki vist, ma hirmsasti tahtsin seda käsitleda, sest issand, ma klatsin teisi inimesi. Ja siis... See lõpeb sul mingisuguse advokaadi abiga praegu. Issand, jumal palmikene aita mind. Ei, sest mina mäletan seda, kui Tsahkna oli selles saates. Ja ma mäletan ka seda, ärme nüüd mine libedale teele. Oli küll mingi oli. Aga nad tunnistasid mulle seal, et nad ütlesid, et siis nende pereelu läks natukene kreeni ja seal tekkis väike skandaal, sest seda kajastati. Vaadake nüüd seda hommikusega staariga, vaadake. See on nüüd ristturundus. Ja, et seal läks natukene kreeni ja oligi ja siis mingil hetkel pooled pidid
otsustama, Mis saab edasi? Kas me läheme koos edasi, kas me elame selle raske hetke, keerulise hetke üle, mida me teeme? Ja meie ei tea, mida nad tagatubades, kui palju nad rääkisid, kas nad rääkisid voodi all, voodi peal, kapi sees, kapi taga, aga nad rääkisid need jutud selgeks, tegid oma seisukohad teineteisele selgeks, läks natuke aega mööda ja nüüd on veel 2 väikest last ja puu. Et nii see elu käib, mis ma tahan öelda siinkohal, et kui teil on selline kaaslane, kellega te ei suuda nendest asjadest rääkida ja nüüd ma ütlen väga õudse asja, siis te ei ole õige inimesega koos lihtsalt. No, aga siis, kui sul on... rääkida, sest sa ei saa teha kompromisse. Mina ei teinud kompromisse, kui minu mees oleks öelnud, et sa ei saa, me ei tee lapsi, siis sellega oleks lugu lõppen. No mis siis, kas siis mehi maailmas vähe on või? Ma arvan, ma oleks 10 tükki leidnud, kes tahaks kohe lapsi teha ja mitu tükki on ju. Et see ei ole, kunagi ei ole asi must ja valge. Et aga kui sa armastad inimest, ma saan ka sellest aru ja sa ei taha loobuda, aga siis ta ütleb sulle sellise asja, siis sa pead olema sedavõrd diplomaatiline, kaval, kiisu-miisu, kes oskab selle asja kuidagi kurr-nurr ära rääkida. No milleks naised on ju olnud, naiste pärast on peetud sõdu, naiste pärast on maailm pahupidi pööratud, aga see on ainult tänu sellele, et need naised on väga-väga targad ja nutikad olnud ja käsud ja keelud ja näägutamine, naised, palun unustage näägutamine ära. Kui ma oleks seal nagu käed puusse pannud ja hakanud seal õigust tagajama, see oleks läbi läinud. Et siin tuleb see naiselik kavalus ja siuke diplomaatia tuleb alati kasuliks. Aga no see on täpselt seesama asi ka, et mida on ka nendes vaatajakirjades küsitud, et noh, kuidas sa nagu siis saavutad pereelu ja eraelu vahel tasakaalu. Mis see eraelu ja pereelu? Kui ma olen peres elan, mis see eraelu mul enam on? Mul on pereelu. Või siis tööelu, noh, tööelu ja eraelu või pereelu. Aga siin minul näiteks läksidki suusad risti, et me oleme seda varasemates podcastides rääkinud, et ühel hetkel, kui ma tundsin, et kõik on nagu jube tore, ma töötan mehega perefirmas, me ajame ühist asja, noh, kõik see on nii suurepärane, aga see ei toitnud mind. Ma ei ole disainer, ma ei taha disainida fancysid kohvilaudu, imeilusaid, ta tegi imeilusaid šampanjaklaase, disainis südamekujulisi, voodilinu, maju, no ma ei taha, ma saan nendest aru, ma naudin neid, aga it's not my cup of tea nagu, et see kõik, mis ta tegi, ma olin imetleja, ma olin toetaja, maailma suurim fänn, aga ma ei tahtnud nende asjade sees olla, ma ei tahtnud olla see assistent, kuna ma ei osanud joonistada seda vaasi võib-olla seal välja või... Sa ei tahtnud olla Aino Aalto. Jah, ja just täpselt, et me ei olnud nagu selles asjas samal lainel. Ma oskasin neid asju imetleda ja nautida, aga ma ei osanud... Võib-olla ka turundada või mida iganes. Aga kaasa rääkida, et see nurk võiks olla natukene madalam ja see voolujoonelisus sealt langeda päikese kiires nii ja noh, kõiki neid asju see ei olnud mina. Siis ühel hetkel ma tahtsin teha oma asja ja see, et ma nagu vaikselt irdusin ja siis ma ütlesin, et ma hakkan hoopis selle meelelahutusega Eestis tegelema, mis on lapse kingades ja see on kihvt ja mulle meeldis kirjutada. Alguses ma ei läinud üldse meelelahutusse, kusjuures läksin hoopis trendajakirja, ma hakkasin kolumne kirjutama, sellepärast, et keegi avastas, et ma tegelikult oskan väga hästi kirjutada. Ja see oli minu jaoks nii avardav, ma ütlesin, aga ma olen nii hea kirjutaja, ma olen nagu verbaalselt nii andekas, et noh, ma peaksin hoopis tegema seda, mis toidab mind. Ja kui see sai mehele selgeks tehtud, et ma teeksin pigem seda ja ta oli solvunud. Et sa ei taha perebusinessis olla? Ja, et me ei taha pereäris olla ja siis ta oli natukene solvunud, aga siis ta elas selle üle ja siis me proovisime nii ja naa ja siis nagu 50-50 ja siis see kaugsuhe ja siis ma läksin nagu puhta pööraseks, mul tuli 3. või 4. noorus, ma ju ei tea. Sul tuli see midlife. Jah, ma läksin täitsa lollakaks, eks ole, hakkasin seal tegema mingeid
fotosessioone, väga julgeid, väga äkilisi ja siis tema ütles, et see ei lähe tema tõsiseltvõetava disaineri kuvandiga nagu kokku, et ma pigem nagu tõmban seda alla. No ma saan aru, kui naine veab selga mingi sadomasooriidet ja siis hüppab seal kuskil nende kettide keskel ja kettide ümber ja teeb mingisuguseid trikke, et noh, need maailmad ei ühtinud enam. Kuigi me väga austasime, armastasime teineteist, siis me läksime erinevaid teid pidi ja see, kui sa selle ühel hetkel aksepteerid ja saad sellest nagu aru, siis sa võid teist inimest väga armastada ja sa jäädki taga ju forever sõbraks, et sa ei kaota seda inimest, sa lased tal lihtsalt elada, see on selle sõnum. Sa ei saa ju panna mind purki ja öelda, et nüüd me elame ainult seda fancy elu, mis sobib mulle, aga see, et sinu hing ja sinu keha ja sinu loomus kisub kuhugi hoopis mujale, aga sa ei saa seda sellepärast teha, sest et muidu mina ei ole tõsiselt võetav. Noh, siis tuleb ju leida mingi kompromiss ja ma mäletan, et meil oli kodu sisustamises, ma olen isegi mingitele koduajakirjadele andnud ju intervjuusi Soomes samamoodi, et seal oli, praegu on see meil hästi moodne, see skandinaavilik stiil, hästi minimalistlik, kõik on kuubik, ruut ja ma ei tea, valge ja kõik on nagu clean, mis on õudne tegelikult. Puhas minimalism. Sa ei tohi panna kuhugi lillekes, sa ei tohi jätta raamatut, see peab olema täiesti nagu lumi värskelt sadanud. Nii, tollal see oli ilgelt moodne, see mood on jõudnud alles nüüd meile ja see on õõvastav, see külmavärinad peale, sest et meil ollakse mindud sellega natuke liiale, et sa eladki nagu külmas kuubikus, eks ole, kõik on kadunud. Kunstpalmi ei panda mingil. Ma mäletan, et ma olin ükskord mingisuguse väga glamuurse sisustusajakirja peatoimetaja, siis oli inimene tellinud omale minimalistliku interjööri ja arhitekt nägi neid pilte, kuhu perenaine oli ostnud lillekimbud. Ja siis ta ütles, et see ilmub ainult üle tema laiba ja siis me kujundajaga olime sunnitud need lillekimbud Photoshopis maha võtma, sest need ei harmoneerunud sisekujundaja nägemusega maailmast. Aga mitte hetkeski ei küsitud, et mis elu see inimene seal sees elab, et kas ta on seal õnnelik. Pilte, vaata, kus inimesed näitavad oma puhtaid, kliine, viimse peale disainitud kodusi. Seal on null elu. Seal elab AI, elab seal ei ela inimene. Ja ma mäletan ka, et kui meil hästi siis tihedalt käisid tol ajal, kui ma Ristomatiga elasin, kodus käidi ju pildistamas interjööre, sisustus, mees sai rääkida kõik nendest viimastest, kõik, ma ei tea, proua pidi istuma toontoonis riietes diivanil, pikad jalad ette sirutatud. See on kökimeki, lihtsalt ma mäletan, et kui kogu see kamp, assistentide kamp, kes selle pildistajaga kaasa tuli, kes oli ka siis viimase peale selline, ma ei tea, trenditeadlik, siis kuidas täpselt see, mis rääkisid, kuidas kõik mu vidinad korjati vannitoast ära, peideti kappidesse, lilled korjati absoluutselt ära, tohtiski olla mingi üks oksake kuskil. Kõik asjad tõsteti ümber, tõsteti ära, viidi minema kuhugi. Siis ma tulen koju ja siis ma näen, et issand jumal, et mis asja, et mul see on pooled asjad no koridoris, mina tassisin Rahumäeli tagasi, tekkil pildistamine pooleli on. Mõtlesin, et ei, et see ei ole meie elu, miks te valetate lugejale? Meie ei ela sellist elu. Mina loen just neid raamatuid, neid ajakirju, mul on öökapi peal just need asjad, et ma saan aru, et jaa, nad peavad kliin olema, tolmu kübemetki ei olnud, meil oli siis ka koristaja ju, ta ei olnud ju segamini ja must, kõik oli tipp-topp, lihtsalt mul oli seal omad asjad olid ja ma ütlesin, et need asjad peavad olema, see on minu tass, see on minu taldrik, need on, et me läksime sealt vaidlema, mees ütles ka, et ei, niimoodi ei saa tööd teha, see on hulluks. Ja siis oligi, me leidsime kompromissi, meil oli hästi valge, ilus, clean kodu siis Helsingis, mis oli viimase peale disainitud, täpselt nagu kuskilt sisustus ajakirjast, kõik oli väga tore, väga lihtne oli elada seal kusjuures, ma ei tohiks üldse kompleinida, sellepärast, et seal oli väga kerge elada tegelikult. Et ei olnud neid liigseid asju ümberringi virvarr, aga siis ma sain Saaremaa kodu ju sisustada nii, nagu mina tahtsin. No kuna sa oled seal käinud, siis sa tead täpselt, mis seal on. Kõik võimalikud värvilised asjad. Aga ei saaks öelda, et ka Risto-Matti oleks seal ennast halvasti tundnud, sest ta oli piisavalt... lihtsalt mu diivanid kõik ära põletada, kus ta tuli sinna lõpuks. Ja siis, aga lihtsalt oli see, et me tegime selle kompromissi jällegi, kompromisside leidmine.
linnakodu on meil valge, lihtne, minimalistlik. Maakodu on, ostame sinna segamini moodsa ja selle antiigi, mis ei olnud tookord, täna see on jällegi popp, aga siis see ei olnud, eestlane ei saanud sellest üldse aru, miks me järsku kuurist võtsime kõik vanad kapid ja ma ei tea, mis asjad välja. Nühlisime talupoja mööbli puhtaks seal, vuntsisime üles. Nemad, see on lõkkematerjal, miks neid vanu toole nühite ja... Kõik ostsid omale laminaadi. Ja, et see, nad ei saanud üldse aru, meil olid naabrid olid ringis kohe vaatamas, kuidas meil oli kohe mööblipesupäev, seal pesime kõik vana mööbli ja võtsime nende mööbli ka veel kasutusse ja pesime puhtaks ja kasutasime oma interjöris. Et see oli hästi huvitav aeg, et täna see on kõik normaalsus, aga toona oli, et me leidsime siis selle kompromissi, jah, Saaremaa kodu oli siis natuke eklektilisem, selline nagu mina tahtsin, linnakodu oli siis teistmoodi ja nüüd see Tallinna kodu on siin nagu vahepealne, mis mulle üks asi, mis mul on siiamaani kohutavalt on meeldinud, kodus peab olema hästi palju kunsti. Mulle meeldib see, et sa sisustad, et mööbel on valge, võib-olla kõik see on minimalistlik. Mööblit eriti ei olegi, mul ei ole kodus kappe ja asju, et kui on, siis on garderoob, eks ole, selle jaoks, kus riided käivad ja nii edasi. Hästi palju peab peeglit olema, peegelpinda, et see heiastaks nagu väljas seda valgust ja teeks selle avaramaks, nagu vanasti kasutati kroonlühtrit selle jaoks, eks ole, et see annab valgust juurde, peegeldab valgust juurde ja siis, et oli hästi palju kunsti erinevat ja kunst pidi olema selline, mis nagu, et kui sa olid käinud siis erinevatel näitustel ja võib-olla saanud tuttavaks erinevate kunstnikega, mille eest me jällegi Ristomatit väga tänan, et siis sa ostsid sellise taiesega, mis sinule nagu korda läks. Et sa said sellest nagu, see oli mingi lugu, see oli mingi etapp sinu elus, sa olid kuidagi seotud, see oli mingisugune moment, et ehk siis täna, kui ma vaatan neid teoseid oma koduseintel, ma ei saagi öelda kõike, mis seal on, siis ma vaatan neid, siis ma olen selles hetkes kinni või ma olen selles konkreetses nagu ajamomendis või ma näen seda kunstnikku läbi selle teose ja ma mäletan, mida ma taga rääkisin ja see on moodne kunst. Seal on sees on see kuidagi ei väsita või ei, see on kuidagi hästi. Aga ta ei jää kuidagi oma aega pidama? Ei, ta on kuidagi seal nagu, ma ei saa, mul on ka mingit kunsti, mis mul on pandud nagu ladustatud, ära pandud, ära pakitud. Ma vahel tahan mingeid asju, ma olen välja vahetanud ja seal oli natukene, mingid asjad olid natukene, ma ühel hetkel tundsin, et nad on natuke morbiidsed või natukene nagu külmad, et ma ei ole selles eluetapis, et ma olen kuidagi õitsel ja värske ja ma tahan nagu hoopis midagi muud, siis ma vahetan need välja. Jah, mulle ka see meeldib. Et siis see nagu on, nagu ma nüüd praegu võtsin lihtsalt Volkmanni suured teosed, mis on täiesti crazy'd fotod ja üle elu suurused ja panin lihtsalt niimoodi sinna teiste piltide ette lihtsalt. Ja ma olen nagu nii happy, et ja see, ma tean, et see hetk läheb mööda ja siis mul tuleb mingi teine, nagu Ristomat ütles ka, või nagu Picassol oli, eks ole, ta oli sinine periood, punane periood on ju, et seal, et see valge periood, et sul tulevadki need hetked ja see kunst on minu jaoks nagu see, mis annab selle viimase lihvi sellele sisustusele, et see kõik muu on nagu lihtsalt raamid. Ja kunst on see sisu tegelikult. Issand, kui tarka juttu. Ei, see on suurepärane. Ei, Anu, ma kummardan respektist, aga ma saan aru, et me oleme jõudnud lõpusirgele, et ma kuulsin selja tagant, et uksed kolksuvad. Ja meile näidati juba, et meil on jäänud ainult 5 minutit ja me võib-olla siin on need toredad asjad, mis meil siin laudadel on ja need lähevad endiselt, lähevad ka loosi. Et siin on minu lemmik muidugi Termamed ja Dodici ja Avon ja issand jumal, see uus vidi, mille ma olen leidnud Face Pro, sellest ma rääkisin pikemalt eelmises saates vaadake järgi, lemmik täielik ja issand, ma ei saa nendest toodetest üldse mööda, see on naised, kes siis armastavad käia iluhooldustes ja mesos ja võib-olla vahel ka botoxid teha, siis need kreemid, Termamed toob neid maale, et kasutage neid peale seda, et
siis ei pea nii tihti käima iluhoolduses. ja siin on suurepäraseid kätekreeme, mis on praegusel hooajal kindlasti vajalikud, et on paljudel prouadel ju ka näpud mullas ja siis sellised kehahoolded Germain de Capucinilt, mis võib alustada 40-aastaselt, aga võib ka alustada 60+ vanuses ja Anu just eelnevalt seletas, miks see on kõik väga tore, aga ma ei teagi, kuidas me nüüd selle suve ilma sinuta hakkama saame või mina saan ilma nende päevadeta, kus tõesti on täidetud kõik ilu ja glamuuriga ja ma saan aru, et paljud inimesed jäävad selle suurepärase podcasti saatel ka õhtuti magama, sest sinu rahulik hääl mõjub neile teraapiliselt, aga ootame siis ära sügise ja nii kaua saab ju kuulata kõiki neid podcaste, mis siiamaani on tehtud. Järgi, sest mina olen küll selline, et võib-olla teiegi, et on mõned head raamatud, mida sa loed ja ma võtan selle raamatu uuesti kätte, lugesin seda 10 aastat tagasi, ma tean, et see oli hea raamat. Kui ma ta uuesti kätte võtan, siis on täiesti uus. Ma näen seal hoopis teisi asju. On ju? Just. Ja sama filmidega. Et sa leiad sealt seda, mida sa parasjagu otsid. Just see, mis ma tahangi praegu öelda või me tahame öelda. Vaadake meie podcasti järgi ja te leiate sealt hoopis midagi muud. Aga see ühtib võib-olla selle hetkega, millest te ise parasjagu elate ja võib-olla te leiate sealt vastuseid, mida isegi ei osanud oodata. Kirjutada tasub meil ikka, sest kirju me loeme edasi. Kirju ma loen, nagu ma tõesti eelmine kord ka ütlesin, et mul on nagu metsik, vaataks, kujutage ette, ma olen täitsa hull, ma prindin need kõik välja, siis ma Anu joonib need alla. Mina üritan telefonist vaadata, sest mul ei ole printerit alati käepärast. ja ma joonin need alla ja ma teen isegi, kirjutan siia juurde väiksed märkmekesed, et ma päriselt ka väga naudin teie kirju ja mõtlesin just selle peale, et miks ma olen nad kõik ära salvestanud ja osad endale ka välja printinud, et kui ma peaksin kunagi raamatu kirjutama, siis need teie kirjad on mind hästi palju inspireerinud ja võib-olla toonud minu elust või minevikust välja selliseid nüansse, mis ma olen ära unustanud, aga nad on uuesti nagu pinnale tõmmanud need asjad, sest ma vaatasin podcastis, me hakkame ka mingil teemal järsku rääkima ja siis ma ütlen nipsti, et issand, mul tuleb meelde, et minu elus oli ka analoogne situation, nagu täna ma rääkisin just, et kuidas siis mehega maid jagada, üks tahab ühte, teine tahab teist ja siis see toob... Üks tahab lapsi, teine ei taha lapsi, üks tahab välja, teine ei taha välja, üks tahab oma karjääri, teine ei taha. Just, et see on, tõusevad pinnale need sellised vanad asjad ja te olete hästi suureks abiks mulle olnud, et ma arvan, kui ma peaksin kunagi selle raamatu siis üllitama, siis ilma teie kirjadeta see oleks isegi täiesti ilmvõimatu, täitsa tõsiselt. Et aitäh teile ja palun kirjutage meile veel ja skandaalne@delfi.ee ja need kingitused lähevad siit ka veel kõik loosi. Ja ilusat suve kõigile. Ja aitäh teile. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't cry.